asjad olid seal üleval. Kastikas. See on 5-liitrine V6 mootor. Ossa. Ja ma panin selle käima, siin on kõik tehase surved, nii õlisurve, kompressioonid, kõik on tehase omad. See auto pole sittagi sõitnud ju. Ma mõtlen 60. aasta raam. Esimene vedrustus on torsoonide peal. Tagumine vedrustus on vedrustus peal. See on ikka näha, et kõva kõik. See on kõva, jah. See on nüüd selle kabiin, jah. Kabiin, see plekk on muidugi nagu ta on. Uus plekk on. Mul on vaja ainult need karbid uued tehase omad saada üle, ma kirjutan ise. Vaak on, seal ongi sees. Polegi nagu suur vaak, jah. Üle mõistus, et oleks nagu kuradi, nagu need tänapäeva veoautod on hirmus latakas. See meenutab, tead, praegu meenutab seda Vene auto, vaata, mis see oli see? Jah, see sileda esiotsaga. See on veel pika stepside kastiga. Neid oli maru vähe. See on tellitud pika kastiga. Aga need olid just, muidu olid lühikese tünnid. Jah, lühikese kastiga. See on pika kastiga. See on aparaat. Jaa. See auto pole isegi 50 000 on elluga sõitnud. Vaata sisu. Kõik nagu tutikas. Ongi, jah? Vaata lagi, kõik on nagu tutikas. Ja vaata, ruumi on ikka mõnusalt on ruumi tegelikult. Muidugi. Niimoodi saad laiutada, et jumala vinge. Vaata, kus temperatuuri näidik on peegli küljes. Välistemperatuuri näidik. On, jah? Mingi nurga alt sa pead veel seda nägema ju. Mootor on mul uksepa juures. Tihendite vahetust on nii kaua seisnud. 95. aastal seisnud. Huvitav, et vaata Ameerika varianti ja kõigil see valge triip vaata reedis. General kumm, jah. See on jah siuke hästi popp nagu. Mäletab, see kunagi vana Mersu siis sellel oli, mis tagumitsed olid selles asjaga. Olid nii hävigus, kui muster oli kõik maas. Tee see uks lahti. Vaata, 78 aastas on. Ilmi seda raisk, see ukse auku. See kõik tehase värv. See ühtegi roosta aik. Ja nii ta on. Ta on. Pagasnik läks. Kõik tehase värv. 78 aastat. Täitsa persist tegelikult. Võrreldes sellega, mis nüüd ütleme, mis tänapäevane värk on. Ja ta on ju tegelikult, noh, ta oli saja otseselt peale, aga tegelikult õue kliimat saab niimoodi, et noh. Ja. 60. aasta rool käis. Türa pole Bravo poega ka sees. Aga just ongi see, vaata see vana asi seisab, aga uued asjad lähevad kõik peelis. Vend tuli siia, ütles, tal on 92 aasta jatse kastikas. Kukkus pooleks, lihtsalt raam rostetas läbi, kukkus pooleks.
normaal. Vanad asjad jah kipuvad nagu paremini seisma. Just see nagu see Ameerika asi nagu seisabki. Aga tead, mille pärast? Kas seal on mingi raual mingid omad sulamid asjad? Ei ole. Vaata plekid on kõik tutti. Jah, ainult värv on. No roostes, pinnarooste. Pinnarooste jah, läbivad pole vaata kuskil. Mõni üksik koht on ka. See seisis usas õues ju aastaid. Ja samas vaata siin koputad vastu, nagu kuradi kaks plekki rauast. Vaata, sellega on nüüd niisugune asi Euroopas hakati kasutama sõia kinni sinu vist. Seisab küll. Seda see mastab maad käib on perse kellaks. Ei ole hull. Seal oli Ameerikas oli niimoodi, et kõik tehti maagirauast. Vana rauda metalli sisse ei pandud. See annab selle asja. Ja maagirauast tehtud plekid ja värgid, need kõik ei roosteta. Ja siis alates siis mõningatel mudelitel juba 80-ndatest aastatest, mõningad mudelid siis alates 85 aasta oli juba kõik. Oli samamoodi nagu Euroopas. 2/3 vanarauda ja 1/3 maagirauda. Ja roostetavad, tutikad autod roostetavad. See maagi, tähendab see vanaraud, kui sulatatakse ära, see roostuss jääb nagu sisse. Ei, see rooste on termopaar. Negatiiv-positiiv. Ja seal vanarauas on vaske, alumiiniumid, tina, mida türa iganes. Ja vaat see tekitab neile juba plekis sees termopaari. Ja ta lihtsalt roostetab, seal ei saa midagi muu, see peab roostetama. Aga maagirauaga teema teine. Vaata 30-ndate aastate autod on kõik raisk. Mõni üksik pisike kuradi auk on sees. Mul oli Ford, 39. aasta Ford Berliina. Poiss sõitis seal kere kõveraks raisk. See plekk oli nii kõva, et see karastus. Pärast lõikasin, tegin kurat kartulikoorimis nuge sellest kerest. Põhi oli kõik nagu, pinnakat oli, aga ta oli kuskilt läbi roostetatud, ei olnud nii puhas metall. Ja ongi kõik. Tänapäeval need kuidagi nässu keeravad need asjad praegu. Maagiraud on nii palju kallis. Ta on nii kallis ja vana rauda on siga palju. Teda on nii palju, et seal ei olegi varianti, ta tuleb uuesti kuradi üles sulatada ja plekiks valtsida. See metalli raiskamine on jõhkralt suur. See auto ehitus nii kallis, kui ta peaks selle maagirauast tegema. Praegusel ajal küll, jah. Aga sel ajal oli see täitsa tavaline värk. Oligi see raud oli muudega pulti ju. Oligi nagu põhimõtteliselt. Näiteks kui praegu on niimoodi, et kui mulle antakse valida, antakse valida, kas osta autoplekid Hiinast või Ameerikast, siis iga kell ma ostan Hiina oma. Veel on siis, kurat keeravad sitta, ma ütlesin, ei keera. Kõik vanad stantsirauad viidi Hiinasse Ameerikast. Aga need töötavad kõik ainult paksu plekiga. Need õhukse plekiga käristab puruks kohe. Need on, kõik pressid on paksu plekiga. Ja reeglina vene plekist. Hiina teeb vene plekist kõik. Võtad ikka, ostad ikka kastikale ukse raisk. Näpuga sisse ei vajuta raisk. Ostad Ameerikast. Bling, 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 bling. Juba õhuke plekk kõik. Aga see ongi, vaata,
võta nagu veneaegne Hiina plekid, mis ostad sealt, need muidugi augud ei lähe kokku ja pead viilima ja no, seda ikka. Aga Ameerikalt ostad plekid, samamoodi ei lähe kokku. Nii et ei maksa kuradi seal nagu, aga Hiinas Hiinas tulevad need kõik paksu plekiga. Tiivad, uksed, värgid, keere, detailid, kõik on paksus plekid. Vaata praegu, nagu vanasti tantsiti autokatusele hüpati. Pobeda peal või kuradi, mis vanad olid sellised chillid ja need sõiduautod. Tänapäeval ei julge kuradi kuskilt pesetki toetada. Vaatad mötk on sees, tuleb kallale. Ja ongi. Nad ju värvivad pleki kahelt poolt ära ja siis tõmbavad pleki vahel välja. No kuradi ma ei tea, Neil on kõik täpselt arvestatud. 300 tuhhi ja siis on laiali mask. Sa ostad see. Kõige naljakam on selle asja juures see, et Eestis oli üks vene mees, kes leiutas katlamajad, konteinerkatlamajad, mis kütavad vanade kummidega. Pole kuulnud. Ja vend, isegi telekas näitas seda venda. Vend küsis Eesti valitsuselt ainult 1 miljoni, tal oli puudu. Et nagu arendus lõpuni viia. Eesti riik saatis ta pikalt. Vend läks Kanadasse ja praegu miljokasse. Ja praegu need 800 oleks võid. Muidugi oleks võid. Juba ta on oma patente müünud juba Jaapanisse ja USA-sse ja igale poole. Vend on miljokas raisk. Oleks võid ju kuradi olla Eestis see kõik, see raha. Palju asju on tegelikult, mis on, et siin ei saa teha, kui hakkab hästi minema, siis mõtlevad, et oleks võid. Noh, Skype'i tegid ju eestlased, see oli ka vaja kohe maa müüa. Üks legend on selles, et kuradi CD-plaadi lugeja on ka tehtud Eestis. Ma ei tea, kui palju see tõsi on. Et CD-plaadi lugeja on meil punases retis välja mõeldud. Venelastel oli üks naisterahvas ju, tegi automaadi reis, mis oli kuradi lasketihedus, oli kuradi hullem kui uusil ja kerge ja mõnus käsitleda ja töökindel ja kõik värgid. Pakkus Vene riigile auto, mis kuradi relvanäitusel mingi sai esikoha ja kõik värgid. Rahvusvahelisel kuskil relvanäitusel. Vene riik ütles, rahvas sul nahhu ja see läks mis USA-sse maha. Jälle millane. Nagu ikka. Vene riiki, vaata ei osata nagu hinnata seda, mõeldakse mingi momendi peale ja nagu hinnata seda asja ja siis kui see kuskil mingi kuuseks saab ja hästi minema hakkab, siis hakkavad onkima umbes, ma ei tea, kuiva maha mingi asi. Oleks paha võiks. Ma ei tea. Ma ei ole eriline spetsialist, aga kuradi ma vaatan türasi. Näed, vaata Radikat. 60. aastal on see tehtud, türa ots. Siin on kuradi 89 aasta Chevy-bussi radikad on kuradi läbi mädanenud. Nii et kuradi pudenevad. See on numara korraliselt. No ongi, muidugi. Ma praegu oma selle... Tehti paksust materjalist. Täru mul Cadillacil läks soojendusradikas, andis saba. See oli nagu kastekann raisk. Siis toodi mulle kuradi uus siis Cadillaci radikas. Vaatan, alumiiniumist raisk. Mõtlesin, what the fuck raisk. Miks ta alumiiniumist on? Originaal peab olema. Vasest. Ei toodeta. Mul sõber on Tanel Vainumäe. See, kes Korstnaga kunagi seal pilli mängis, päitsalt mängis. Vaata, kui Eesti Vabariik tuli, siis tema tegi seda sanitaarkava bändiga mängisid 1 aasta enne, vaata. Pikk Tiina oli tema jaua peal veel lipuga, kui Eesti lipp viidi sinna laulukaare alla. Siis oli ju kuradi, Tanel otsis oma Volvole, vanale Volvole otsis radikat ja me lappasin kõik läbi ja ongi, ei ole enam vasest võtta. Vaske ma saan ise juurde ja teha, kui midagi läheb, aga
alumiinium midagi teha. Mitte midagi ei tee. Ainult nasaliim. Aga Eestis nasaliimi ei müüda ja... See oligi see häda, et... See on ikka karm asi, see nasaliim, see vedelkeevitus. See on ikka niuke teema, et... Pohhui mida, mille külge liimidele, täiesti savi. Kivi paned raisk, metalli külge, metalli külge raisk. Nahka metalli külge raisk, klaasi metalli külge tuled, klaasi kivi külge, pohhui, kõike liimid. Ja üks vahed oli Eestis, pisike tuub siuke maksis mingisugune, mis ta oli, mingi kuradi 120 krooni. Aga kadus kähku ära, aga ta oli liiga hea ikkagi Ida-Euroopa jaoks. Kudu pole ennast sättinud. Aga seda Mallo lugu tead või kuradi, kui siin see Leedus seda sitta Mallot peale viskus? Ei, Eestist kuradi vennad saatsid Marlboro kuradi peakontorisse. Siit ostsid ploki Marlborot, saatsid pakiga peakontorisse. Ma kuskilt midagi kuulnud. Pani kirja juurde, et kui see on Marlboro, siis kuradi tõmmaki ise seda nahku. Ja Leedus kuradi suitsu kvaliteet kohe põmm 40% paranes. Aga siit saadeti ikka massiliselt. Mina saatsin ka. Päris kallis lõbu oli. Aga see ongi tegelikult, kui sa võtad seda, võtad siit selle Marlboro ja võtad kuskil Soomest ja võtad laevast. Üks sama asi, aga maitseb eri pole. Noh, mine Portugali reis, kosta seal suitsu. Kõik on raisk ikka õige aroom ja värk ja Tunhilli ja kõike saad ossa. Seda peab olema ikka. Jaa, Hispaanias samamoodi. Aga meil on kõik see pask ja kõnts siin raisk. Alles oli artikkel Facebookis kuradi, aga jagasin seda raisk, et kuradi Ida-Euroopasse tuuakse kõik see Euroopa kõnts, mida eurooplased süüa ei taha, kõik see toiduainet tuleb süüa. Kui see kuradi tite söögi kuradi katsetusi tehti eestlaste peale, Eesti Ekspress trükkis ära. Nii kähku kadus see, kõik mätsiti kinni lahu kohe. See on, ma ei tea, need asjad kipuvad meil nii olema. No kuuled, kutid lasid ju siin kuradi antiglobalistid. Noh, need kuradi prantslased. Võtsid, ostsid Eestist tomatit, nahui viisid Soome laborisse, tehke analüüs. Tulemus oli see, et kuradi alajaline laps võib 1 tomati kuus süüa, täiskasvanud inimene mitte üle 5 tomati kuus. Nii müügine. See oli ainult tomat. Aga kuule, mingi maasikatega oli küll mingi jura, aga... Maasikatega on täpselt sama jama. Neid ei tohi, neid kuradi Kreekas ja Itaalias ja Hispaanias kasutatud maasikat, neid ei tohi üldse süüagi. Need on sisuliselt kuradi biorellureid. Need on nagu kinni ka. See lauaga ma teenisin 5 liitrit NSV konjakit. See laud on siin nüüd 3 aastat olnud õues. Nüüd tekib õrn roostekirme peale. Värvisid? Jaa, värvisin. Üks vend värvis Hammerlitiga ja mina värvisin selle kõige odavama Läti värviga. Normaalne. Ja. Täitsa võtsis tegelikult. Ja vend 1 aasta oli õues see laud Hammerlitiga. Umbes, et kuradi jõe ääres need kuradi rauad, mis olid, need kõik roodid sikkel oli ilus. Näed, tahab midagi teinekord õues värvida. Jätta meelde. Võt. Ja töötab küll väga hästi. No kuuled. Laua pealt on näha. Jaa, see on jõhk. Näed, lokku ka.